Ma ei teagi, kust sellist jutuajamist alustada, kui ilmunud selline raamat nagu 100 autot ja seal peal on suurelt number 2, sest see on teine väljalase ja esimesest on möödas 35 aastat. Millised emotsioonid selle justkui ühte nagu promojat on, tunnevad? No jah, minu jaoks oli see 35 aastat tagasi 100 autot murranguline sündmus. Ma olin 8-aastane poiss, kui see ilmus ja tänu sellele raamatule tekkis mul selline autovaimustus, et minust sai autoajakirjanik. Ja nüüd kummardus Margus Ants Kuusele otsustasin selle tähtpäeva puhul anda välja 100 autot 2, mis ongi siis Marguse kirjutatud täiesti uue sisuga, uue valikuga ülevaade sajandite parimatest autodest esimesest sõidukist tänapäevani, kus ta siis räägibki inseneri suursaavutustest ja disainikunstnike nagu parimatest töödest. Ja seda illustreerivad siis stuudios tehtud fotod, kuna suur osa sellest valikust on sajandi auto valimisel esitatud parimad autod. Kui me toome võrdluseks esimese ja teise raamatu, siis kindlasti siin on nagu number 1 autot on väga raske välja valida, aga võta enda 8-aastane mina ja võta siis praegune ja mis sa välja tooksid? No üks auto, millesse ma armusin pisikese poisina ja mille vastu nagu mu kiindumus jätkub siiamaani, on Jaguar E-Type, mis on vaieldamatult üks ilusamaid sportautosi. Aga neid sõidukid on hästi palju, kui esimene raamat oli ju joonistatud pildid, siis see koosneb nüüd stuudiofotodest. Ja üks märgiline auto on siin veel, et kui esimeses raamatus oli Eestis omavalmistatud Estonia 19, siis selles raamatus on vast kõige kuulsam Eesti auto üldse Estonia 21. Et need on kindlasti niisugused märgilised minu jaoks. Kui palju siin on Vene autotootjate saavutusi? No ütleme, esimeses raamatus, kuna see ilmus nõukogude ajal, siis ilma Vene autoteta ei saanud. Siis selles raamatus nüüd jah, ei ole ühtegi Vene autot, kuigi nii mõnigi, kas või Niiva, oleks võinud siia mahtuda, aga ikkagi meil oli 100 autot ja selle 100 kokkupanek, see on tõesti parimat sattunud. Mis siin kõige viimane, kõige uuem auto siin sees on, mis esindatud on? Kõige uuem on vast nii-öelda Volkswageni ökoauto ja samuti Porsche hübriidsõiduk. Ehk need siis esindavad siis tänapäeva ja tulevikku. Ja kõige vanem, see peab täitsa algusesse minema? Jah, no kõige vanem on, ütleme see, et Dion, mis andis nime ühtele vedrustustüübile. Siin on vaieldamatult üks suurim selle raamatu võlu on stuudios tehtud pildid, mida on tegelikult üks kord on niisugused autod sajandi auto valimise puhul kokku aetud ja nendest selline põhjalik ülevaade. Ja Margus nagu põhjalikkus ja analüüs nendest autodest, et ta räägib ikkagi jutust lugusi, ta räägib nendest tehnilistest ja disaini murrangutest, mis on tõesti automaailma muutnud. Ja see ongi selle vast raamatu nagu kõige suurem võlu ja lõppkokkuvõttes see on ju iga poisi unistus algab ju autodest, kes huvitavad vähegi tehnikast ja ma arvan, et kui 35 aastat tagasi, ma tean väga paljud tänapäeval autondusega tegelevad, olgu need siis autokaupmehed, olgu autoajakirjanikud, saidki vaimustada just sellest raamatust, siis äkki õnnestub ka nüüd uus raamat süstida pisikut noortes, et ei ole ainult arvutid, on olemas ka autod, et see tehnika vaimustus just sellistest asjadest pihta hakkabki. Tõsine autohuviline või vastupidi praegu autodest üldse mitte huvitav noor võiks lugeda? Ma arvan, et mõlemad, et need, kes huvitavad autodest, need saab siin on väga palju põhjalik ülevaate kogu auto ajaloost, aga need,
kellele võib-olla auto on nagu tarbeese, võiks siiski teada, mis asi on auto, sest lõppkokkuvõttes auto on ju kultuuri osa. Et väga paljud maailmas sündmused, meie igapäevased harjumused, traditsioonid on saanud autodest alguse, kas või Ford T, mis tegelikult muutis kogu maailma tööstust, tõstis töölisklassi, keskklassi staatusesse, inimesed muutusid jõukamaks, et auto on mõjutanud maailma väga tugevalt.